Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 39. osa. Jätkuvalt salvestame Pärnu Huubis ja mina olen Regina Jaakson. Täna kutsusin külla ühe meesterahva, kellega me oleme raadioeetris mõned korrad jutustanud, aga ausalt öeldes ma nüüd nii mõtlema, et me polegi nüüd jupp aega kohtunud, nii et mul on nii hea meel, et sa aja leidsid. Tere tulemast, Andres Tölp. Tere Regina, tere hea kuulaja. Lähme kohe templisse. Lähme templisse. Tuleta mulle meelde nüüd, kaua te olete avatud olnud uues kohas? Uues kohas 1. veebruarist 2025 ehk siis nüüd aasta ja kuu ja peale. Okei, kuidas läinud on? Väga hull aasta on olnud selja taga. Kui vaadata tagasi, et kui me saime seal sees nagu valmis ehitatud, kaugeltki mitte valmis on ja ütleme, et tagasime funktsionaalsuse ja siis hakkasid need esinejad seal käima ja publik käima ja seal on nii palju toimunud, see on lihtsalt hullumaja. Et ma arvan, et mingi 130 avalikku sündmust tegime eelmine aasta ja nii mõnigi kord olid saalid täiesti välja müüdud, et ühtepidi on väga tegus olnud, teistpidi enda ja oma pere jaoks pole olnud üldse aega. See on see mündi teine pool on ju. Jaa. Aga peatume korraks veel templil enne, kui me läheme sinu pereellu. Kui me üldse lähme vaatame, kuidas meil jutt jookseb. Et 130 aasta jooksul, seda on päris palju. Seda on omajagu, seda on iga nädala vahetus ja vaata, et mitugi sündmust, kui meil 52 nädalat aastas, eks ole. Ja selle käigus on päris palju nagu õpitud, sest et ikkagi uus maja, uus aeg, turul on vanast templi ajast ikkagi olukord ka muutunud. Ja mis siin salata, see esimene aasta majanduslikult oli päris suur väljakutse, et siin tuleb endale tuhka ainult pähe raputada, eks ole, et me eeldasime, et me saame selle sisetööde eelarve tehtud numbriga X, kogu see rekonstrueerimine, aga läks X pluss X, ehk siis nagu ikka 2 korda kallimaks. Aga seest on vana maja väärikalt tänu meie partneritele, Feebile, Karl Pilderile saanud täiesti uue hingamise, et võtsime kogu elektrisüsteemi, kanalisatsiooni, veevärgi, kõik nulli nagu täiesti puhtaks ja siis ehitasime nullist üles kõik kommunikatsioonid. Ja see läks muidugi kallimaks, sest et vana maja on üle elanud mitu uputust ja kõik see tuli välja vahetada ja me alustasime põhimõtteliselt juba miinuses. Teed niimoodi, eks ole, äri, kujutta ette, eks ole, teed oma äri lahti ja siis on 4-kohaline või 5-kohaline miinus vaatab sulle vastu. Aga olen ära õppinud optimeerima kõiki kulusid, mis vähegi võimalik ja ise ning minu kallis elukaaslane, kes siis juhatab seal baarivägesid, oleme aastakese olnud kõige eesrindlikumad vabatahtlikud maailmas, ma usun, et ilma temata, kes on muusikaõpetaja 5 ametikohas ja suudab veel mulle söögi ka lauale panna, kui mees tegeleb, ütleme nii, et hobidega, et elukeskkonda Pärnus paremaks muuta, siis nagu laulis Velike Luki, et see vist ongi armastus. Kui sa juba tead seda alustades, et on ikkagi miinus ees, mis oli see, mis selle motivatsiooni siis nagu andis, et ikkagi projektiga edasi minna? Kohustus, eeskätt ikkagi kohustus ja et ma olen selle lubaduse andnud inimestele, et ju Pärnu linna kaasavas eelarve seletati meie poolt ja minu endiselt kultuurikorralduslik missioonitunne ka, et Pärnus peab olema selline kultuurimaja ka, mis teenindab nii-öelda kesklinna piirkonda ja mille programmist leiab mitmekülgsemaid asju, kui meie teised kultuurikeskused seda pakuvad. Et võimalikult
laia diaposaaga programm ja et inimestel oleks koht, kus käia ja sotsialiseeruda, rääkida elu ilusatest asjadest, sest et seda negatiivsust ja piisavalt kiiresti pöörlevat maailma on meie ümber päris palju. Üks asi, mida ma olen nende saadete jooksul tunnetanud, on see, et 100% kõik külalised, kes on siiani käinud, ütlevad, et nad tahavad ja nad kogevad, et ka teised tahavad seda positiivsust maailmas rohkem. Et seda jama on nii palju, seda kräppi on nii palju, et tahaks nagu seda fookust suunata sellele positiivsele. No mis üle jääb selles suhtes, et siin ongi, et kas mõelda, et enam hullemaks minna ei saa või siis ka ise teha midagi, et natukene seda meie kollektiivset reaalsust nagu muuta ikkagi positiivses suunas. Et nii mõnigi kontsert, kus ma olen näinud, et inimesed on pisarateni liigutatud, läheb mulle vaata, et rohkemgi korda kui täissaal, aga olen ka paraku näinud oma elus ka piisavalt pooltühjasid saale, aga see ei tähenda, et see kontsert või see elamus oleks kellegile nagu vähem tähtis. Ma mõtlengi, et ka esineja poole pealt muidugi on äge esineda täissaalile, sest et see sünergia on hoopis teine, on ju. Aga samas teinekord, kui on ka vähem rahvast, on see kuidagi nagu intiimsem ja teistmoodi. Jah, aga seal paraku jääb ikkagi kuklasse see, et midagi on kuskil läinud valesti, et eriti tuleb see välja, kui on istuv saal, et meil on mingi 150 tooli maas, aga neist 100 on tühjad, siis see võib tekitada ka sellise kõleduse tunde hoopis, sest et see on suur saal, sinna mahub pea 500 inimest ja ega selle tõttu ei jää ju ükski honorar välja maksmata täissummas. Ega selle tõttu radikad ja elekter ei ole odavamad, et maja peab oma püsikulude ja ka kõigi personali ja kõige ees ikkagi võtma täie vastutuse. Kui keegi ütleks sulle täna, palun, siin on ilus hoone, kui tempel poleks veel avatud sellisel kujul, palun, siin on ilus hoone, vaja natukene renoveerida. Mis sa teeksid, ütleksid talle kohe ja, kui see aasta nüüd on selja taga ja sa näed, mis see päriselt on? Et kui nüüd seda ei oleks olnud, ma selles suhtes ei kahetse midagi, et see ajalooline rannakino hoone, mis ongi ju oma funktsioonilt loodud kultuurikeskuseks, et olgu see siis kino või enne seda teatrihoonegi, et see maja nagu minu meelest väärib kõige paremat programmi, kõige paremad inimesed, ta nagu see maja hingab selles rütmis, et ma kindlasti ei kahetse mitte midagi, kui siis võib-olla ainult selle keerulise protsessi käigus pingeliste otsuste, raskete otsuste tegemistes just nagu personali ja inimeste suhtes, et igaüks, kes on elus kellelegi on olnud nurka surutud olukorras, kus ei ole lihtsalt kellegile palka maksta, siis inimsuhet hoidmine on number 1 ja on täiesti mõistetav, kui mõni inimene on pool aastat oodanud oma töötasu, et siis kipuvad ka need suhted jahenema, aga võin kinnitada, et need asjad on nagu alati meie poolt saanud tehtud, lihtsalt võtnud aega, et olen arvete ajatamise maailma meister. See ei ole asi, mida inimene tihti enda kohta nagu heas tundes saaks öelda. Aga paratamatult, nagu sa tõidki välja, maja on suur ja see majanduslik olukord on üleüldiselt praegu nagu ta on, et üldse on kunst sellist asja püsti hoida nagu tempel, et selles mõttes ma isegi ei kujuta ette, palju sul need närvirakke nagu läinud on ausalt üldse. Ma ka ei tea. Aga ma igastahes võtan iga päev nüüd vitamiine. Üks on ka mingi närvivitamiin. Aga see elu on ka kasvatanud seda paksu nahka, et esimese asja peale ei saa nagu liiga palju närvi minna, et ja ma üldjuhul ei lähegi. Mind närvi ajada on väga keeruline. Aga ütleme, et see pidev pingestatus, et selline sa tead, et nii, nüüd on vaja need asjad maksta, vaatab pangakontot, nii okei, nendega hakkame ajatama, mida ma nüüd räägin nendele, kellele juba on ajatatud,
et kust leida veel vahendeid juurde. Et selline pidev sellises stressifoonis elamine, muidugi see mõjub nii tervisele, see mõjub enda närvidele ka ja selle kõrval võimetus võtta puhkust. Lihtsalt ei saa, et sa peadki tegema tööd, sest et ja selgitama, et miks on praegu töö vajalikum kui võib-olla perega aega veeta, et need on ka need asjad, mis nagu hingele teinekord jätavad mingi armi, aga sellest on siiamaale tuldud välja ja ma usun ikkagi, et helgem aeg on ees, juba päike on väljas, et enam ei ole ju sihukest külma ka karta, nagu meil siin oli jaanuar-veebruar, kui küttearved olid ütleme, et ikka olid. Kui korraks vaadata hästi helgesse tulevikku, sellisesse väga ilusasse tulevikku, siis milline tempel on? Jaa, tempel on avatud kõigile. Tempel on koht, kuhu võib iga kell sisse astuda ja leida endale sõpru, kui mitte maja asukate seast, siis teiste seast, kes on sinna tulnud aega veetma. Tempel on koht, kus on turvaline kõigil, kus ma tahaks loota, et aeg käib natukene teist sammu kui mõni meediaportaal. Tempel on koht, kus eneseteostusega tegeleda, kus muusikud, loomeinimesed leiavad väljundi, kus koos nutta ja naerda. Kui palju sellest praegu juba päris elu on? Sellest juba natukene on, et samme on selle nimel astutud, et seda oleks veel enam. Et nüüd aprillist juba siis täies mahus tegelikult märtsi lõpust, kui meil on avatud uste päev, siis me oleme ametlikult siis Pärnu avatud kultuurikeskus, mis tähendab seda, et me oleme nädala sees ka lahti, õhtusematel aegadel, mitte küll hommikust ja iga inimene võib tulla sinna, ma ei tea, näiteks lauatennist mängima või kaarte või lauamänge või teha seal päeval kontoritööd, et wifi on meil olemas, eks ole, tasuta. Teha seal näiteks jalgrattaremonti, kui ta soovib mängida peitust, ei tea. Seal on ka näiteks tasuta annetuse paik, kuhu saab tuua enda asju, mis sa tunned, et sul on üle, võtta siis nagu kellegi teise asju, mis on kellegi teisel üle olnud, et sihuke kogukonnakeskus, kultuurikeskus ja muidugi nüüd ka bändiruum, kus loomeinimesed saavad tegeleda muusikaga, ansambliõppega või lihtsalt ise bändi teha. Meil on ju ka ringitegevused, saal on lahti, tulla teha oma tantsutrenne seal, teha oma võimlemistrenne seal, meil praegu on seal mitu ringitegevust nii tantsu kui laulu moel. Et ta on ikkagi nagu rahvamaja, et ma olen ise Tõstamaa rahvamajaga üles kasvanud, et seal kogu teismeiga ainult toole ühes saali otsast teise liigutanud, et see tegelikult see minu noore kogemus tegelikult realiseerub siin, et inimestel oleks selline avatud keskus, kuhu tulla. Mul on väga hea meel, et ma kutsusin sind sellepärast, et minu jaoks tempel ennekõike kangastus siiani kontsertpaigana. Ma ei teadnud seda suuremat kontseptsiooni. See on nüüd värske asi jah, ja siin tuleb tänada Pärnu linnavalitsust eeskätt, et avatud kultuurikeskuse meetmesse me sügisel kandideerisime ja osaliselt nad siis katavad ka ära meie kommunaalkulud ja osaliselt ka siis administraatori töötasu. Ja siis meil on olla kohustus ka lahti pakkuda neid tasuta teenuseid ja siis on eraldi teine linnaprojekt, mille algatas Enetäht, aitäh, mille siis konkursi korras me võitsime, et noored kirjutasid projekti, et neil on vaja prooviruumi ja siis bändikas on juba tegelikult mõnda aega meil avatud ja seal on esimesed proovid ja ruumi häälestamised tehtud, et aga nüüd päris avalikult oleme nüüd juba, meie kodulehel on tegelikult see info kõik olemas, et just kui on vaja kas individuaalselt harjutada, mõnel ringijuhil teha individuaaltunde, DJ kooli noorikud saavad proovida kätt, meil on ka DJ tehnika olemas,
et kõik selline muusikale ja üldiselt liikumisele, loomingulisele tegevusele suunatud infrastruktuur on justkui nüüd olemas. Me mõtleme, et rannas olla selline avatud kultuurikeskus, see on mega äge võimalus, eriti suvisel perioodil ju. Issand, sul on maja rahvast täis siis kogu aeg. No tahaks loota, et jah, me tahame nagu eristuda sellest, et ei defineeri ennast kui ööklubi, nii et olemegi avatud kultuurikeskus. Igal inimesel on maksumaksja kohustus lausa sinna sisse astuda ja vaadata, kas tema maksuraha on kasutatud õigesti. Ka kõik hooandjad. Et miks mitte? Et me jah ei konkureeri nagu sellise bioformaadiga, teiste bioformaate pakkuvate asutustega. Et me oleme nagu me oleme ja iga üks võib tulla ja vaadata, kas talle meeldib või ei meeldi. See on nii lahe, et päeval tuled koos lastega, käid läbi, mängid pinksi või ütlesid, et parandad jalgratast ja see on küll väga huvitav asi, mida välja tuua. No näiteks, kõike on võimalik teha, et neid nüansse, mis seal on, see on nagu iga inimese endale ka nagu loominguline koht, et ta võib mõelda, et no okei, ma täna tahaksin näiteks jalgratast parandada, aga kas ma võiksin homme, teil on siin suur ruum, on ju, no see suur saal on, näiteks seisab tühjane, on ju, et mul on vaja näiteks 50-meetrine kangas kokku kerida kuskil, noh, tule keri meie juures kokku, meil on puhas põrand, eks ole, et noh, mida iganes. Kus sa neid näiteid võtad? Ma ise ka kerin seal oma kangeid selle pärast. Täitsa elust tuled. Et jah, selline. Ja siis õhtul on see biokoht nii öelda. Yeah. Mida tähendab nimi Tempel sinu jaoks? Et Tempel ju selles mõttes võime ikkagi öelda, et oma olemuselt kolisu siit võrdlemisi kõrvaltmajast nagu ära. Mida Tempel tähendab, kus see nimi sul tuli üldse? Nimi on tegelikult nagu mitmetähenduslik, eks ole, et seda allegooriat võib seal otsida, aga no kui ma nüüd ütlen päris ausalt, kui me esimest korda nime mõtlesime, et siis Postimajas olime vanasti, seal käis kõva kirjavahetus, löödi templeid peale. Ütleme nii, et selle mõtte esialgsel kujul ei olnudki see sakraalne tähendus üldse nagu, see oli nagu lahe sõnamäng lihtsalt. Aga ajapikku on ta nagu ikka kujunenud selliseks pühapaigaks, aga ma ei ole seda kunagi afišeerinud, et nüüd kuskil on mingi altar või kuskil on, või see siseteko oleks nüüd mingi tohutult sakraalne. Et pigem nagu on ta mõtteline pühavaik, kus looming saab vohada, ütleme siis kultuuritempel või niimoodi. Ütleme nii, et sellel nimel on tähendus iga ühele endale rohkem, kui ta sõnana võib-olla väljendub. Aga ta on kindlasti püha, sest et ma leian, et iga looming on püha, iga inimene ja tema valikud on pühad. Et see on ikkagi inimestele loodud koht. Ja kas oli ainuke nagu mõte ja otsus, et uue koha nimi on ka Tempel? Ja, nime muutma ei hakanud, et see on ikkagi üsna ainulaadne ja võrdlemisi hea lühike. Ta oli juba Eesti kultuuripildis ennast Pärnuga nagu seostanud, et võrdlemisi hea kaubamärk nende, et käis küll jah, ütleme, et alternatiivina oli mõeldud, korra oli, et Eesti Levimuusikakeskus käis ka läbi. Aga see kuidagi nagu pikk ja lohisev. Aga rääkides siis sellest juba olnud aastast, et keda te võõrustanud olete sellised suuremad esinemised? No kui tagasi kalendriliselt vaadata, siis aasta lõppu jäi Sadu. See oli väga meeldejääv kontsert. Sealt tagasi veel Terminaator oli väga suur kontsert meil. Noortele meeldis väga Eiki kontsert, Trad Attack oli meil väga suur, Smilers oli meil suur, avamisega Nöpp oli väga suur. Ja siis on niisuguse keskmised, eks ole, Winnie Puh oli seal, TNT mängis meil ja noortele ka igasugused Siimid ja Triibuvastad, kõik need on ka nagu noortele meeldinud. Ega selle 130 sees on ka meie muusikapingod ja üldse niisuguse kultuuri filmiõhtud ja meie musapingod on võrdlemisi populaarsed ja ägedad mängud. Ja ei pea mälumängur olema, vaid peab lihtsalt olema natuke õnne, et bingosedel tõmmata ja siis nende numbrite asemel on lood, mida ma siis lasen, tulebast ära teada. Need on
kõik on nagu tuntud lood, nii et hea lihtne formaat ja võib võita. Kuidas see idee sündis teil? Selle formaadi ma võtsin Tallinnast, Topsis on sama asi. Tehakse ka Tartus minu meelest. Mõtlesin Pärnus ei ole ja kuna mulle endale muusika meeldib, siis ma hakkasin seda ise eest vedama. Ja see on tõesti siuke hästi lihtne, et prindin välja alati hunniku neid bingolehti, kus on siis täiesti suvalises järjekorras iga selle numbri asemel on esitaja pealkiri ja siis hakkan järjest lugusid laskma ja kui ära tunned, siis kriipsutad selle maha täpselt, ja mängid täpselt nagu bingot, nurgad, diagonaalid ja siis võib võita auhindu. Okei, kui tihti see on või kuidas, kas peab enne kirja panema või? Ei pea, tuleb lihtsalt kohale tulla, et see on meil programmis on siuke korra kuus vahel 2, tuleb lihtsalt vaadata kodulehte ja Facebookis on ka kõik meie sündmused üleval. Ja kinoõhtud siis need filmid, kuidas paika saavad? Kinoga on niimoodi, et Anni Torbet on meil kinoprogrammi juht ja siis tema valib need filmid, kõik need litsentsid, asjad ajab ka tema korda. Tavaliselt on meil 5 € pilet, näitame pigem nagu neid filme, mida suured kinoketid ei näita, kuigi on ka neid olnud ja see on siuke mõnus intiimne, et paraku küll mitte seal rannakino suures saalis, et meil ei ole nii suurt hõbeekraani kuskilt võtta lihtsalt, aga teeme seda väikses saalis, kuhu siis siuke 30 inimest mahub vaatama ja võib oma toitu ja snäkki ka kaasa võtta. Aga kontserdid järgmised, mis on niisugused suuremad plaanis, mida tahaksid kohe välja hõigata, kellega on juba kokkulepped olemas, et mis siin tulemas on? Meil on Ines, meil on Ann-Marleen, Smilers on ka tulemas jälle kevadel, Mari Jürjens on siin maikuus veel, The Boondocks ja Vaiko Eplik koos, see tuleb kindlasti äge kontsert ja aprillis veel, mis on meie sünnipäevakuu, siis on ka veel 5 –, väga haruldase kontserdi, kes teevad muidu ainult Tartus 1 kontserdi aastas, aga nüüd ikkagi otsustasid, tulevad meile ka külla vanade heade aegade meenutuseks. Ja siis aprillis on veel Velike Luki ja meie enda noorte pungibänd Vigrid ja siis Tallinna bänd Skoone. Mida sa neist kõige rohkem ise ootad? No ma ootan Velike Lukit ise kõige rohkem, ma olen siuke vana punk. Aga ma ootan ka muidugi Ann-Marleeni, ikkagi aasta naisartistiks valitud esineja ja tahaks näha, kuidas ta nagu Pärnu publikuga koos töötab ning Mari Jürjens istuv kontsert, midagi ilusat hingele ka vahelduseks. Kindlasti see Eplik ja Boondocks on ka siuke, mis on nagu, ma usun, et siuke veits ajalooline kontsert nagu, või on siuke märgiline, mitte ajalooline võib-olla. Kui pikalt tehakse neid kokkuleppeid juba ette nii-öelda, et bändidel on ju need esinemisgraafikud üpris tihedad, eks ju, et kui pikk eeltöö sellele eelneb? Suurte nimedega on pool aastat absoluutselt miinimum. Mõndadega saab ka mõne nädala kuuga asjad paika. Aga suurtega on isegi aasta ette on hea, et ma siin praegu just panen termikat paika, mis on oktoobris ja juba on kuupäevadega hästi keeruline. Aga rääkides korraks nüüd sellest avatud uste päevast, mis seal ees ootamas on? Põhimõtteliselt siis peaks olema meil kõik need laenutuspunktid, kõik need asjad üleval. Ma ise mängin plaati, meie linna kunstnik Janno Bergman mängib plaati, võtab inimesi vastu, tutvustame maja, teen tuuri, räägin, mis vaja, selgitan ja see on ka ligipääsetav ka siis ratastoolis külastajatele. Ehk siis näis, ma ei tea, võib-olla teeb mingi etüüdi ka või ma ei tea, ma ei taha midagi lubada. Ilmselt midagi ägedat ikka teeme. Et enne kui me hakkasime täna salvestama, ütlesid, et näed, et eile oli kehv ilm ja täna on ilus ilm, et peaks tegema siis ligipääsetavuse rambi nagu maja ette ka. Ja minu küsimus oli sulle esimene, et huvitav, kes siis teile nagu tähelepanu pööras sellele, et maja sees on võimalik ja maja nagu siis ei saa, siiamaani on ju ei saanud. Ja siis sa ütlesid, et ise tulid selle peale. Ja minust on see nagu nii äge, et reeglina meil kuidagi nagu mõeldakse selle ligipääsetavuse teema peale niimoodi, et majas sees on võimalused olemas ja väljast sisse ei saa või vastupidi, väljast saab sisse, aga sees ei ole need võimalusi olemas. Et see on nii lahed, et teie enda sees tuli see teadmine, mitte nagu väljaspoolt keegi öelda, et kuulge, mis teil toimub. No jah, see on tingitud sellest, et majas sees, kui me rekonstrueerisime, siis me ka ju tegime
noh, kogu WC-de ploki tegime uue, aga siis me tegime ka eraldi inva WC ja me tegime ka eraldi inva tribüüni saali. Ehk siis ratastooliga on vähemalt 3 kui mitte 4 ratastoolile on eraldi saalis vaateplatvorm ja ratastooliga pääseb nii tantsupõrandale kui ka siis sellele kõrgemale tasandile, kus on see platvorm. Paljud asjad on jäänud lihtsalt enda ajanappuse hõivatuse taha, aga täna on tõesti ilus ilm ja mul on Pinotex on olemas, puit on olemas, et teen selle ära. Aga lihtsalt nagu tore jah, et see tuli nagu teie enda seest, et ei tulnud keegi väljaspoolt, ei juba jõudnud nagu märkust teha, et see on nagu nii oluline. No selle kogemuse ma sain paljuski Tartus, kui ma olin Tartu kultuuripealinnas tööl, et seal oli kõikidel sündmustel, mis me ise korraldasime ja mida siis Tartu 2024 rahastas, olid need ligipääsetavuse nõuded üsna akuutsed ja siis sai nagu kuidagi nagu nii normiks minu jaoks, et tuleb arvestada kõigiga, et kuidas ta saakski olla avatud kultuurikeskus, kui nüüd mingitele inimestele ta on vähem või rohkem avatud. Aga siis see, mis paika saab seal avatud uste päeval, see kava tuleb siis niimoodi loominguliselt või kusagile paned ikkagi enne ülesse ka? Ma ütlen niimoodi, et ülesse läheb kindlasti info, et üritus toimub ja kellaajad ja ilmselt ka programmiline osa, mis kõik täpselt saama hakkab, siis see on improviseerimine on kunst ja kuulus muusik ütles, et elu on nagu džäss, parim kui sa improviseerid. Et mingid asjad jätame nagu lahtiseks ka. Aga see on äge, selles mõttes, et kellegagi just üks päev rääkisime ja tema ütles, et meie elu on nii palju kogu aeg planeeritud. Ja see tekitab kogu aeg stressi, see pidev planeerimine on ju. Et ja nagu nii, kui sa planeerid detailideni paika, siis paratamatult ikka tuleb ette hetki, kus miski lükkab selle plaani sossi on ju. Et siis ongi mõistlikum mingid pidepunktid panna, aga muus osas lubada ikkagi sellele sündmusel kujuneda, nagu ta nagu tahab kujuneda nii-öelda. Jah, see on nagu kui sul oleks toidutaldrikul kõik asjad jube tasakaalus, ütleme siis toitumise koha pealt, aga siis kapukoort paned sinna peale ikka normaalselt. Jääb nagu natukene džässi ka. Kui sa mõtled templi peale nagu 10 aasta pärast, mis sa siis näed? Siis ma näen, et on uus peale kasvanud põlvkond kultuurikorraldajaid, kes sama innukalt kui mitte südimaltki seda asja edasi viivad. Sest 10 aasta pärast lõpeb ka meil rendileping. Ei, ma ei teadnud seda. Et siis ma arvan, et on aeg anda, kui mitte varem juba on aeg anda otsad nende noorte kätte, kes teavad programmi tegemisest ja maja haldamisest ja kõigest muust juba rohkem kui mina täna. Kas sa päriselt ka usud, et sa suudaksid templi nagu edasi anda? See on ju sinu lapsuke, ma mõtlen, sa oled ju nagu ühest majast teise korinud, et on ikkagi ju nagu teie meeskonna lapsuke nii-öelda. No eks ta ole jah, aga nagu lastegagi on see, et ühel hetkel tuleb ka neile anda oma vaba voli ja minna oma ellu, et elus ei saa kõigesse kinni jääda. 10 aasta pärast on võib-olla minu elu hoopis kuskil teistel radadel. Võib-olla 10 aasta pärast on Pärnu Euroopa kultuuri pealinn. Võib-olla. Kõike võib-olla. Kas sa näed ennast näiteks 85-aastaselt templis rokkimas? Muidugi. Ja ilmselt kuskil mingi lapiga koristamas midagi ja akutrelliga kuskil mingeid asju kinni laskmas. Oota, tule eest lapseke, ma teen selle korda. Meil omal ajal ja kuidas ma seal siis... see oleks nii lahe, kui Pärnus oleks selline rahvamaja, kus rahvas võib käia ja olgu ta siis tempel või mis iganes, et kultuurikorraldajana ma nagu näen seda pilti niimoodi,
et peab olema mitmekesisus ja peab olema järelkasv, peab olema järjepidevus ja selle taga on eeskätt inimesed ja noh, lihtsalt praegu minu roll läbi nende vasktorude pugeda selles majanduslikult võrdlemisi keerukal ajal, kuigi on olnud keerulisemaid aegu, ikkagi nagu kriise, tänased on tingitud võib-olla maksudest rohkem ja kõigest, mis väljaspool Eestit toimub. Aga meie enda riigi majanduslik seis lihtsalt on praegu siuke nagu ta on ja et kui minul õnnestub luua see keskkond, mida siis hiljem minust oluliselt targemad kultuurikorraldajad edasi kannavad ja ta jääb endiselt avatuks, ehk siis ta jääb nagu oma mõttelt vabaks, siis ma hea meelega astun kõrvale. No ootame veel, võib-olla veel, no mine tea, võib-olla kui me räägime siin 5 aasta pärast, siis sul on hoopis teised nägemused, kunagi ei või teada. Sest mine tea, mis see aeg toob, et kui ma just mõtlen nagu vana templi peale, et mis nagu sellest nagu kasu oli või nii, et siis mind teeb ikkagi rõõmsaks need inimesed, kes on seal kohtunud, on täna koos ja loonud ka pered. Edulugu on muidugi meie enda Frederik Küüts, kes polnud isegi vist minu meelest esinemas tol õhtul, kui ta kuskilt ukse vahelt läbi imbus ja Bäkkarisse läks ja hakkas seal teiste pillimeestega juttu rääkima ja nüüd ta on Eesti aasta produtsent ja ansambli Sadu põhilisi laulukirjutajaid. See, kuidas need inimesed omavahel seal võrkuvad, loovad seda sünergiat, see on nendel asjadel on nagu pikem pinn. Kas templist raamat ka tuleb või? Hea küsimus. No sul on nii palju lugusid sellega ja miks mitte? Ma ei mäleta pooli asju. Praegu küll mäletasid ju. No jah, ütleme nii, et keegi pole kunagi seda välja pakkunud ja ma pole ka ise selle peale mõelnud, et huvitav mõte, ei kinnita, ei lükka ümber. Aga järgmine kinoõhtu, kunas see on? Ütleme nii, et tõenäoliselt, aga mitte kinnitatud andmetel 4. aprillil, aga see ei ole kindlasti kinnitatud. Võib-olla on ta mõnel neljapäeval üldse aprillikuus. Et aprilli alguses on järgmine siis plaanitud? Jah, üks kino kindlasti ongi see, kui me oleme Velike Luki kontsert on meil 17. aprill, siis see on siuke kompaktne õhtu mitmest sündmusest, kus esialgu on üldse filmi vaatamine, siis Spungini film Õnn on elada me maal, mis räägibki siis Velike Lukist, et sinna on siuke piiratud arv kohti meie väikeses kinos, et alguses saab filmi vaadata ja siis pärast on 3 bändi. Kui korraks vaadata kõikide pärnumaalaste poole nii-öelda, et põgusalt avasid, et on ikkagi nagu pigem keeruline aasta olnud majanduslikus mõttes, et siis kuidas saaks iga pärnumaalane või kes seda podcasti kuulab kaasa aidata, et see olukord nagu roosilisemaks läheks? Ma arvan, et esimese hooga võib tunda uhkust, et meil on siuke koht, meie enda inimeste poolt loodud rohujuure tasandilt üles, kus ideed liiguvadki alt üles ja siis me neid teostame, mitte siis nagu ülevalt alla, nagu mingites suurtes korporatsioonides. Et meil on selline koht, kuhu kõik on oodatud ja kui nüüd nagu rääkida sellest majanduslikust poolest, siis tulla majja külla. Et peamine on kontserdipiletid, et käia kontserditel ja kui on vaba aega, siis tule joo üks kohvi ja ega meil ju muid meetodid selle jaoks ei ole, et me sõltume sellest, kuidas meil külastatavus on. Meie see püsitoetus on ainult kommunaalide jaoks, et me peame oma tulu teenima 100% ise. Et kui tulla tassiga kohvi juua siin ja suvel olete ju veel väga usinasti lahti, eks ju? Tegelikult juba nüüd, avatud uste päevast, et esmaspäevast laupäevani. Eriürituste ajal me oleme suletud, mis ongi tegelikult jube õudne ongi see, et meil on avatud uste päev ja järgmine päev oleme suletud. Vabandust, aga juhtus niimoodi, et renditakse saal meilt eraürituseks ja siis see on meie tuluteenimisbaas, aga seest oleme jälle esmaspäevast
jälle avatud. Minu arust on see vägagi loogiline, kui sa oled üks päev nagu täiesti avatud, kõik käivad ära, vaevalt küll nad kohe järgmine päev uuesti tulevad. Jah. Veel paremini saanudki paika luksuda. Jah, eks ta olegi siuke tasakaal, et iga ettevõtja saab aru, et personali hoidmine 5 päeva nädalas töös versus 2 päeva nädalas on palgakulufond oluliselt suurem. Aga sellepärast me teid kõiki sinna ootamegi. Templi kujundusest ja sisustusest rääkides, kuidas see sündis? See sündis koostöös minu õega. Õde on Eleka Pajusaar ja tema on sisekujundaja. Ja siis väike vend läks, et kuule, mul ei ole kellegi poole pöörduda, sest et ma tean, kui palju maksab sisekujundus. Ja siis Eleka istus, vaagis seal ruumis, ta oli muidugi kohe nõus, peaaegu kohe. Istus ja vaagis ja mõtles, mis asi see on, mis seal ruumis temaga räägib ja hästi palju oli abiks Helena Pinsel, kes aitas joonestada paare välja ja sellist funktsionaalsust luua. Ja niimoodi tema sündis, et ta on pigem maskuliinne, aga mitte nagu liiga. Sellest ta ei ole mingi maskuliinne koht, aga see on igaüks tunnetab seda, et me oleme näiteks kasutanud eterniiti oma sisedisainis. See on pigem mehelik kui naiselik ehitusmaterjal. Ja ta on veidikene siuke underground, aga ta ei ole urgas. Ta on ikkagi nagu esinduslik, aga ta ei ole klants. Ta ei ole siuke liiga peen, ta on iseloomuga. Et see on paras ülesanne, sellepärast, et see on ikkagi üle 100 aasta vana maja. Ja sinna luua nagu liiga modernset keskkonda oleks olnud endale näppu lõikamine, et ma olen enamgi kui veendunud, et Eleka sai oma tööga suurepäraselt hakkama ja need elemendid, mis ta sinna on teinud, selle koloriidi, mis ta on valinud, et need käivad selle majaga pigem kaasas ja ma arvan, et ajapikku nad vananevad ka koos hästi. Kui lihtne oli enda õde selles usaldada, et anda nüüd lõuend täielikus ulatuses, et võt, palun. Ma üldjuhul usaldan spetsialiste peaaegu jäägitult. Et see teeb selle elu nagu lihtsalt enda elu nii palju lihtsamaks, et kui inimesel on kõrge kvalifikatsioon millestki, siis jah, mingites nüanssides ja mingites strateegiates ja printsiipides annab ju enda arvamust ka sinna sisse võimida, aga üldjuhul spetsialist tunneb ennast enda tööd tehes hästi, kui tal on selleks antud vabadus. Ja kui palju teil oli omavahel mõtete põrgatamist? Ka oli et selles suhtes kõik käis minu laualt läbi, et ma pidin kõik kinnitama, aga mingid millimeetreid ma taga ei ajanud, aga sellised üldised funktsionaalsed asjad, sest et Eleka polnud kunagi nagu sellisest kontserdipaika kujundanud, et kuidas toimub publiku liikumine, millega me peame arvestama, kui on evakuatsioon, millega me peame arvestama, kui palju on valgust mingis nurgas, kui on valgust teises nurgas nii palju, kuidas inimene on paigutatud istuma, mida me sellega taotleme, mis on seintel kunst, eks ole, ja seda ikka oli, jah. Mille peale sa vaatasid mõne idee peale, et kui äge, et miks me ise selle peale pole tulnud mingisuguse disainlahenduse või kujundusliku elemendi peale? Ma ütleksin, et ma oleks mingid asjad värviga üle värvinud, aga ta tahtis jätta seda maja mingit originaali sinna, et tema just leidis, et näiteks, et ühe saali põrand on mitme erineva värvi kihi all, sealt tuleb 3 värvi just välja, ma ütlesin, et värvime üle või lihvime ära, sest et see ongi nagu lahe just, okei, sinul on kraad käes, sina tead paremini ja muidugi see tualettide plokk on täiesti uus, see on hästi lahe, et kuidas see on nagu lahendatud, baarid ise, nende riiulid ja nagu ma ütlen, kõik ei ole veel valmis ka, et seal on seda tööd jätkub veel mul seal mitmeks aastaks, et neid peensuseid, mis oli kõik joonistel panna sinna, aga jah, toongi välja selle eterniit kui väga lahe kujunduselement, kuidas ta vanadest peeglitest tegi sellise peegli kollaaži, et see on selline ühine peegel ja siis võib-olla seal meie rohelises seinas need istumisaugud, see oli küll et mõtlesin algul, et teeme sileda seina,
aga siis tulid välja seina seest tulid siuksed süvised ja siis me lihtsalt okei, aga siis teeme siin hoopis siuksed istumiskohad, et siukse käigu pealt ka mingid asjad, mis tulid nagu nii ägedad. Kui palju sa neid majatuure niimoodi teed? Mina olen ühest osa saanud. Ikka aeg-ajalt tuleb ette. Lugu on nii põnev seal taga lihtsalt, seda ma mõtlen. Jaa, seda tuleb ette ja seda lugu on tegelikult hea rääkida, et need, kes on seal vanas rannakinos käinud, kui ma tulen selle WC-de juurde tagasi, et selle me pöörasime ju täiesti teistpidi. Aga vanasti oli seal samas väikses saalis, mida me nimetame jõesaaliks, oli baar teisel pool ja aknad olid suletud, nüüd on aknad avatud. Baar on loogiliselt kokku viidud teise baari ja kesklaoga. Neid lugusid, neid on hea rääkida ja ma ei tea, mul on selle maja vaimuga nagu head suhted, et talle vist meeldib ka, kui ma teda kiidan natukene. Nii et ikkagi raamat tuleb, jah? Ja. Ei kinnita, ei lükka ümber. Hästi, täna võtame sellega kokku, et raamat osas me ei kinnita ega lükka ümber, aga võiks tulla uudistama neid elemente kindlasti, millest praegu juttu oli. Ja kui mitte varem ei jõua, siis 27. märts on avatud uste päev, et siis kindlasti teed majatuure ka, nagu ma aru sain. Kindlasti teen. Kella 5 on see välja kuulutatud ja siis mängib muusika ja siis oleme avatud kõikidele ideedele ka, et võib-olla siinkohal üleskutse ka kõikidele ringijuhtidele, kõikidele loomingulistele kollektiividele, kes vajavad ruume nii suuremaid kui väiksemaid, et tulge tutvuma asutusega. Sellega võtame kokku, aitäh sulle, Andres, jõudu tööle! Aitäh, Regina, kutsumast!